Järjekordselt kätte jõudnud ongi neljapäev ja täna on meil müstiline 13. aprilli kuupäev, nii et hea, et täna pole reede. Teisalt on veel parem, et täna on neljapäev, sest neljapäeva õhtuti alates kella 7 ongi eetris saade Unibeti spordipaar. Ja täna on meil ka see paar vägagi adrenaliinirohke, mis adrenaliini, ma tahtsin öelda, testosteroonist pakatavat tegelased on tegelikult stuudiosse tulnud. Sest et eilsest või eelmisest mängust, see oli nagu eile. Eelmisest mängust on pääsenud edasi meil Mario ja täna pakub talle siis konkurentsi Siim. Nii et tere võistlejad ja alustamegi siis Siimult. Siim, paari sõnaga räägi siis natukene ka, millega sa vahepeal tegelenud oled. Tere Erki. Mis mees sa oled? Mis mees? No selline mees, kes tahaks tulla saatesse mängima, keda selline väljakutse kutsub ja noh, selles mõttes, et ma kunagi käisin ammu aega tagasi ühes hoopis teises saates. Ja seal mul meeldis mängida ja mõtlesin, et kui tuleb uus saade, mis on hoopis teistsugune, et siis ma tulen siia ka. Sul ühesõnaga, sina võtad elu kui ühte korralikku mängu. Jah, just nii. Ei mingisuguseid pingeid, ei mingisuguseid maksud sind ei morjenda. Ei, ja koefitsiendid peavad olema kõrged. Niimoodi, et koefitsient olgu kõrge, maksuda kui selline. Kohe praegu juba mingisugused EMTA inimesed vaatavad kindlasti meie saadet ja tulevad varsti. Ei, tegelikult ikkagi kõik on kõige paremas korras ja me võime alustada tänase mänguga. Ja enne veel, kui ma räägin teile siis tänase mängu põhimõttest, härrad, igaks juhuks ikkagi nagu öeldakse, et kordamine on tarkuse ema, siis räägin ka sellest, et ka vaataja, sul on võimalus täna meiega koos mängida. Nimelt, kui paned 10 eurot deposiiti ja kirjutad sõna sidrun _5, siis saad meie käest 5 eurot boonust. Kui aga soovid suurema koefitsiendi mängust osa võtta, mille auhinnaks on kõige parema mängija auhinnaks on 100 eurot, Unibeti raha teise koha jaoks on meil kõrvale pandud 50 eurot ja kolmas koht saab 25 eurot Unibeti raha, siis kirjuta märgusõnaks sidrun _1 ja saadki niimoodi endale stardiks 1 eurose panuse. Ja mida suuremaks seda kasvatad, seda suuremad šansid on sul ka võita. Aga nüüd tänase mängu juurde ja meie esimene voor saab kohe alguse. Nimelt, mehed, teil on mitte nii, nagu siiamaani on olnud mängu alguses 0 eurot, vaid me jagasime meie fondis oleva raha teie vahel ära. Nii et alustate juba mitte valgelt lehelt, vaid ikka üks selline kollakas, oranžikas kupüür näppude vahel ja saate seda veelgi suuremaks kasvatada. Seda loomulikult juhul, kui vastate õigesti küsimusele. Kui aga vastate valesti küsimusele, siis 50 eurone raha, mis selles voorus peaks emba kumba siis teie juurde jõudma või kui mõlemad vastate õigesti, siis jagate selle ära. See raha liigub meie võidu jackpoti või võidufondi, mida on võimalik siis mängu või saate lõpus täna endale võita, juhul kui oled osavam noole viskaja. Ja me ei räägi siin mitte Erki noolest ja üle õla tema viskamisest, vaid ikkagi dartsist. Aga enne veel, kui me alustame tänase mänguga, vaatame siis, millise skooriga Mario eelmises saates Ülarit edestas. Nagu näeme, siis tegelikult protsentuaalselt midagi väga suurt vahet ei olnud, sest et kumbki mees mingit megasummasid ei võitud, pigem olid mõlemad miinuses, aga teisalt jällegi Mario kontole jäi 292 eurot, Ülaril oli 83 eurot. Nii et napilt, suht napilt. Üsnagi napilt, jah, kolmekordselt. Salgirise mäng ühe punktiga pole probleemi. Ja see oli hea mäng, oli küll. Loodetavasti meie tänane stuudiomäng saab olema ka väga hea, kui hea ta saab olema, see on teie endi kätes, härra. Esimene küsimus. Me käivitame video, vaatame tähelepanelikult seda videot ja siis küsime küsimuse. Nii. Romania 2022. Oot, kuidas see nüüd oli? Ära libastu, ära palun libastu, ära, sõnusin ära, ei tohi mind teleka taha lasta, no ei tohi, noh. Oi, hea, et hüpekad terveks jäid, on ju. Ja sulpsatus oli päris hea, aga õnneks seal basseinis vesi on pehme, seal on lisatud vee pehmendajad, kalgonit ja mida kõike veel, nii et pead ära ei löö, kui sinna sisse kukub. Ja küsimus, mis kõlab siis selle video kohta, on väga lihtne. Millise tuntud autotootja logo oli sportlasel taustal oleval bänneril? Nii. Nii. Mis sa siin rõõmustasid? Ei, hea küsimus, väga, ma rõõmustan heade küsimuste üle, ei ole midagi teha. Nii, Harju Kekk ja Hiiu Kalur. Oota, siin ootab. Mario hakkas praegu meelde tuletama üldse autologosid. Täpselt. Nii. No nii. Just. Siin võib kasutada ka loogikat.
kas üldse ujumist või seda vette kukkumist või noh, jah, selle võistleja puhul vette kukkumist mõni autotootja tahaks ka toetada. Seda täpselt seda ma mõtlengi. Just, seal võib olla hoopis mingisugune muud toetajad, ma ei tea, mingi Bella Maat või... No vaatame, no. Või siis mingisugune Heli Hanseni päästevestid või... Ega ma nagu nii ei näinud. Speedotrikko kindlasti toetaks seda spordile. Ütleme nii, et neid tütarlapsi toetaks väga paljud brändid. Ma just räägime tütarlastelt. Nii, aga kui te olete valmis, siis palun näidake teie vastuse variante. Nii, ja pakutakse meile Renault ja pakutakse meile Toyota. Nii, et üks on meil siis... Üks on Prantsuse autode usku või siis meeldib lihtsalt romurallit sõita. Teine on selline Kalle Romampera suur fänn. Aga tegelikult vaatame videost, mis oleks olnud õige vastus. Nii, näete bännerit. Nii, auto logo. Mercedes. Just, seal all vasakus nurgas oli Mercedes-Benz. Nii et seis on läinud täna mängus selliseks, et sellest voorust kumbki mängija oma saldot ei kasvata. Küll aga meie jackpoti fond 50 euro võrra on kasvanud, nii et 50 eurot on emmal kummal meie mängitest mängu lõpus võimalik vähemalt enda kontole juurde saada. Aga jätkame tänase mänguga ja hea vaataja, sul on võimalus ka meile teada anda, mis sa arvad, kumb tänastest võistlejatest pääseb meie järgmisesse saatesse. Kas on selleks Maarja või on selleks Siim? Anna meile sellest teada meie YouTube'is ja sealt valime samamoodi välja nii õnnelikke inimesi kui ka veel õnnelikumaid tegelasi. Ja muide, meid ootab ees täna veel ka üks loosimine. Nimelt nende YouTube'i inimeste vahelt me selgitamegi välja tegelasi, kes pääsevad meie vaheloosimisse ja tänases saateski üks läheb meie suurde finaali, mille auhinnaks on pidu Unibet spordibaaris ja seda mitte ainult endale, et ei lähe nagu niimoodi istuma üksinda nurka nagu näiteks Ojapetsi kehastatud mõttetu mees, kes uitas mööda tänavat ja rääkis hirvede ja mida kõige ja kaubamaja nende manekinidega, vaid koos 9 sõbraga ehk siis pidu 10 Unibeti spordibaaris. Meiega lähme nüüd mänguga edasi, seis on 50-50 ja 50 ning järjekordne küsimus. Käivitame video. Kus on autotootjad nüüd? Tuleb ära vaadata. Sa vaesekene. See on see lege video, kus ma olen kogu aeg mõelnud, et vaata, kus ikkagi deepfake suudab ikkagi asju või siis tehnoloogia suudab nagu asju moodsaks muuta. Et kas päris elus ikkagi on võimalik, et niimoodi üks väravaht tüvitada saab. Aga võib-olla on. Seda peab küsima. Selleks me peame istuma rätsep asendisse, avama ennast universumile ja küsima vastust vaimudelt. Aga minu küsimus on, mis värvi olid kindad väravavahil? See, et ta ninalul on ju punane, seda me nägime kõik. Kas nägite ka kinda värvi? See on nüüd küsimus, mis saab kohe vastuse. Olete valmis? Jah. Keerame siis vastused ringi. Nii, üks kirjutab kollased, teine kirjutab valged. No vaatame videost järele. Mis värvi kindad olid väravavahil? Nii, ära kukkunud väravavaht. Ja sealt ta roomab, nüüd näitab lähedalt. No, mis värv on? Roheline. Rohelised kindad surnud väravavahi. See ei tohiks tegelikult nii entusiastlikult rääkida, aga see video lihtsalt on niivõrd ajuvaba, et tegemist on pigem naljaga loodetavasti. Ma keskusin nendele valgetele triipudele, mis seal rohega sisse ära olid peidetud. Kas me võime sinu kohta öelda, et ka sinus on väike märk peidus? Et sa keskendud valgetele triipudele? Tähendab, sellest võime rääkida peale saadet. Ärme siis üldse seda teemat puudutab. Kui sulle, või teisalt jällegi mitu triipu korraga, kas... No nagu näha. Meremehe kostüüm, jah, sa keskendud ikkagi nagu valgetele triipudele. Sinu elu on, ütleme nii, et see särk oli tegelikult sul musta värvi seljas. Jah, oli. Aga su ellu tuli nii palju positiivsust, et sul on nagu ikkagi triibud on peal nagu sebral, jah. No igal juhul praegune seis jääb peaaegu täpselt samaks, nagu ta oli peale esimest küsimust, ehk siis 50 ja 50 on Siimul ja Maarjal ja meie jackpoti kangas on juba sott. Meiega jätkame mänguga ja kohe oleme järgmise vooru juures. Jätkame tänast Unibet spordipaar nimelist mängu ja siinkohal ma rõhutan, et me ei ole mitte spordibaaris, vaid siin on spordipaar, milline võrratu
kui mitte öelda, et ülimalt romantiline kokkusaamine kahel mehel, kel nimeks on Mario ja Siim. Mario teadupärast on meil juba siis saates päris mitmendat korda, 3. kord, nii et Mario on, kui tänane saade võidetud, siis 2 saadet veel, ongi ka üks väga õnnelik tegelane, kes saab endale peo 10 Unibet spordibaaris. Aga ega Siim ei ole ka teab missugune selline nüri tegelane. Ka temas on peidus natukene seda kriidikirkust ja mine sa tea, võib-olla Siim hoopis on see, kes järgmises saates siin juba võõrustab kedagi ja kaitseb oma tšempioni tiitlit. Igal juhul meie jätkame mänguga ja nüüd taaskord ma näitan teile ühe video ja nüüd tuleb vastata valikvastustega, ehk siis võtke kätte reketit, jälle tahtsin öelda, võtke kätte riistad, aga see on teine saade ja ei ole minus kärsinit, et sellist käsklust teile anda, härrad. Ma ei ole koolitajaks hakanud, aga käivitame video ja siis juba ma küsin teie käest küsimuse, millal on 3 vastusvarianti. Nii, esmane pilk loomulikult oli see, et tegemist on koduvägivallaga, mees tahtis jalaga lüüa, aga tegelikult ei olnud. Oi. Ja et seelik jäi selga ja teisalt tegelikult arvestades seda, et on tegemist sellise spordialaga, kus põhiatribuut ehk siis uisud on ikka väga teravaks teritatud, siis on hea, et ta ikkagi Ray Arterit ei tabanud naispartneril. Aga küsimus on selline, et mis te arvate, mis juhtub uisutajatega või uisutajatega mõlemaga? Ehk siis kas mees kukub, mees koperdab, kui jääb püsti, aga naine kukub pikali või mõlemad kukuvad. Nii et mehed, looge otseühendust universumiga. Võtke kätte viirukid, kui teil on sellest abi, ma ei tea, närige seemneid, tehke fooliumist mingisugune müts endale või mida iganes veel. Mina tahan teada saada, mis te arvate, mis juhtub selles video kontekstis siis nii-öelda tulevikus. Ennustage mulle, palun. Kas mees kukub, mees koperdab, kui jääb püsti ja naine kukub pikali või kukuvad mõlemad? Kui olete valmis, palun näidake oma vastuse variante 3, 2, 1. B ja B, ehk siis mees jääb püsti ja naine kukub pikali. No mehed, te unustasite ühe väga lihtsa tõe ära. Meil on käes olev aasta 2023. Vaatame, mis juhtub. No võt, meil on sugude võrdsuse aeg. Te olite nii šovinistlikud, et arvasite, et mees on lihtsalt nii kõva kärves, et tema jääb püsti, aga tüdruk kukub. Kuigi mees sikutas jah, niimoodi, et... Ja uisuga näkku saades ikkagi on raske püsti jääda, ole sa mees või naine. No seda nüüd ka, jah, aga ikkagi sugude võrdsus, ei mingit palgalõhet ega mingit muud lõhet, ei ole niimoodi, et üks kukub, teine sõidab. Kukkusid mõlemad, seega seis on 50-50 ja meie pangas juba 150. Aga see ei ole veel kõik, sest et mäng on jõudnud sisuliselt alles poole peale ja kõik võib veel muutuda. Seda enam, et me kohe käivitame järjekordse video ja taaskord palume teil ennustada tulevikku. See ei ole uisutaja või on? Ei ole. Ja kujutad ette, kui tema peaks uisud alla panema ja siis ka oma sooritusi tegema hieruma. Vaadates seda videot, mul endal praegu tekkis selline kerge vertigo ja juba ka oksirefleks, sest et no tõesti Tivolis, ütleme nii, et see hoiab oma elu jooksul ikka väga palju Disneylandi raha kokku. Tal ei ole vaja kuskil pargis käia. Nii, aga mis te arvate, mis juhtub võimlejaga? Kas maandub perfektselt matile, maandub selili matile või hüppab üle mati? Kuigi ma ei näinud ühtegi matit seal, aga miskipärast mati on nagu nii populaarne tegelane, ta isegi suudab nii suurtele võistlustele ennast sisse smuugeldada. Tuleb kaadri tagant. Jah, mati nagu õige Eesti mees tuleb lõpus kaadri tagant või siis nurgast ja on variant, kas siis tüdruk perfektselt maandub matile, maandub selili matile või hüppab üle mati. No, kui mati oleks minu pikkune, siis ei oleks üldse midagi keerulist sellest matist üle hüpata. Nii, aga kui olete valmis, siis 3, 2, 1 ja teie vastuse variandid A ja A, ehk siis maandub perfektselt matile. Mati kindlasti on rõõmus põhimõtteliselt kõikide variantide üle, sest et tema on tänu sellele pilti saanud, aga vaatame, mis siis tegelikult juhtub. No, siin oli juba vihje olemas. Vihje oli olemas, juba tõesti. Aga äkki saab sealt püsti ja... Oi, hea, et kael jäi terveks. Jeerum. Hea, et Mati oli pehme. Mati ei olnud veel alustanud Erik Orvu toitumisprogrammiga. Kuigi Erik Orvu toitumisprogrammiga, mis sisaldab kringlit, Kilode viisi kringlit võib isegi Mati ka muutuda korraks kõvaks ja siis pehmeks tagasi. Aga hetkel tõepoolest siis kumbki meie mängijatest oma skoori ei kasvatanud, küll aga kasvas meie jackpoti pank või siis pott. Ja täpsemalt rääkides seis on 50 ja meil on juba 200. Aga
lähme edasi ja kohe oleme kuulamisvooru juures. Ja olemegi taas kord tagasi otse eetris, on käimas saade Unibeti spordipaar, on neljapäev 13. Spooky kuupäev, aprillikuu ja mul on jätkuvalt stuudios külalisteks Mario ja Siim, kes nüüd peavad hakkama ära arvama helisid. Ehk siis silmad võite kinni panna. Siis väidetavalt, kui nägemine nii-öelda piirata, siis teised meeled selle võrra rohkem arenevad. Ja me paluksime nüüd maestrol taaskord käivitada esimese heli ja me anname teile ka 3 valikvastust. Peate välja valima õige teie arvates. Need on mu naabrid ju. Sul on väga omapärased naabrid. Eelmine saade oli su naabrid pisut teist häält tegemas. Aga seal ongi see, et vaata pika peale, kui ikkagi hõõrdumisel tekib soojus, siis soojus tihti peale ju teadupärast ka kuivatab. Pärast võib tekkida selline heli ka. Liivapaberi, me rääkisime praegu liivapaberist, värske põranda harjamisest liivapaberiga tegelikult, ärge saage siis valesti aru. Niisiis, aga mis te arvate, mis heliga tegemist on? Kas on see kurlingu kivi teekonna harjamine, purjelaua masti sidumine või uiskude teritamine? Nii, olete valmis? Mina olen valmis. Tõstame ülesse. Vastuse variant A ja A. Kurlingu kivi teekonna harjamine. Kas te teete igapäevaselt ise ka nagu sellist liigutust? Olete üldse kunagi kurlingut mänginud? Ei ole. Mänginud ei ole. Aga Vaadanud olen. On ju. Tundub päris põnev mäng olevat. Nii on. Ja kusjuures ma võin öelda, et Unibeti spordipaaris on nii-öelda siis selline mini-kurlingu võimalus olemas. Seal on nimelt selline asi nagu shuffleboard, mis siis on sisuliselt sama põhimõttega mäng. Ainult, et sa ei pea külma saali minema ja nühkima ka ei pea vist nii palju. Ei, no seal nühkida ei tohi. Seal ei tohi üldse nühkida, jah. Et ei ole nagu nühkijate mäng. Nii et tasub külastada Unibeti spordipaari. Aga õige vastus kõlas mõlema mängija suust ja mõlema kontole potsatab praegu juurde 25 €, seega 75 ja 200. Aga see loomulikult võib ka muutuda, sest et me esitame teile nüüd järjekordse küsimuse. Ehk siis kuulame taas kord tähelepanelikult heli ja siis proovime seda identifitseerida ja kirja panna. Nii, kas olid ka sinu naabrid jälle? Need on teised naabrid. Need olid teised naabrid, siis kui härra tuleb laupäeva varahommikul kell 4 koju. Ette teatamata ajal, mil proual on sõber külas. Ja siis käib siuke korda mööda. Niisiis, paneme vastuse kirja, mis te arvate, mis heliga võis olla tegemist. Me võime veel lasta korra seda heli. See võis olla ka heli, kui me kuulasime, siis seal oli tegelikult ka ju sellist jalatsite nagu tammumist, nagu oleks ringil 2 boksjat, mõlemal on põsed punnis ja siis kui palja käega lüüakse vastu põske, siis võib ka ju olla. Aga ma ei tea, kas sa nüüd hakkad seda kohe tegema, vastuse varianti korrigeerima või mitte. See on enda vaba valik, sest et ma tegelikult tahaksin teie vastuse variante näha nüüd. Palun näidake nad ette. Ja Siim näitab meile seda, et tegemist oli seinatennisega. Teine oli sulgpall. Seinatennis, väga põnev spordiala. See on... Tutud ka kui squash, jah? Põhimõtteliselt nagu squash, jah, midagi taolist. Aga õige vastus oli sulgpall. Nii et Mario, sulle lisandub 50 € kontole. Sinu kontoseis on hetkel 125. Siimul 75 ja pangas on jätkuvalt 200 €. Kusjuures ma alguses kirjutasin ühe teise spordiala ja siis ma muutsin seda. Ai, kas ma nüüd andsin ära midagi või? Ei. Sa lihtsalt... Hakkasid mõtlema. Lõpuks ka mõtlejõud ju. Sinust sai Eesti mees, kes algus mõtleb ja siis tegutseb. Alguses olid sa pisut teist sorti mees. Olid selline vähe võib-olla keevaverelisema ja temperamentsema olekuga tegelane. Aga mis sa alguses kirjutasid, kui saladus ei ole? Tennise kirjutasin alguses. Tennis. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et üks sükene see plönn oli vähem seal. Et tennis peab pall maha ka põrkama, aga sulgpallis on ju... No sõltub tennisest jällegi. Kui mängida seda rannatennist, siis seal vist ei tohi maha kukkuda.
selles suhtes küll, aga ma hakkasin mõtlema natuke. Väga hea, tubli. Mõtlemine tegi oma ahvist inimese ja ka Mario ennast rehabiliteeris tänases saates. Lõpuks. Lõpuks ometi just. Nii, aga me oleme jõudnud meie tänase viimase vooru juurde, milleks on siis pildivoor, kus me näitame teile 2 pilti, mis koosneb mitmest erinevast tegelasest. Täpsemalt rääkides, igal pildil on 2 tuntud sportlast kokku pandud. Peate ära arvama mõlemad, kui arvate mõlemad ära, saate õige vastuse kirja. Kui ei arva ära, siis sorry, seis on meie tuleviku vähtis. Nii, esimene pilt paluks. Nii, täitsa rõõmust pakatav sportlane peaks mainima. Meenutab sellist David Guettat natuke. Viskab lühikeste juustega David Guetta, vähemalt silmade poolest. Erki, me jõudsime Maarjaga väga palju varem lihtsalt kohale stuudiosse ja ma juba ütlesin Maarjale ka, et see on see voor, kus ma juba kardan seda ja eeldatavasti ka põrun, kuna sportlasi näo järgi tunnen ma ülimalt vähe. Sa tunned lihaste järgi? Ma tunnen ikkagi pigem lihaste ja nagu sa ükskord ütlesid, ka nibude järgi võiks ma ära tunda. Nibude järgi ja see oli ükskord, aga ma mõtlen, et see lihaste järgi, et siis on ju sinu üks lemmikspordialasid, mis loomulikult rannavõrkpall naiste arvestuses või miks mitte ka meeste arvestuses. Või millised lihasgrupid võiksid olla veel, mille järgi sa tunned sportlast ära? No jalgratturid näiteks on ju, jalgpallurid on ka väga välja kujunenud individuaalsete lihastega. MMA võitlejad peale võistlust, kindlasti näolihased on nendel kõik täiesti korras, ühtseks massiks segatud nagu kotletiks. Niisiis, mis te arvate, millised 2 tuntud sportlast on pildil? Olete kirja pannud? Ma proovin korraks, vaatan ka seda Maarja strateegiat. Ei anna midagi. Nii, no aga keerame siis vastuse variandid ringi. Pakutakse Lionel Messi ja Dirk Nowitzki ja Doncic ja teist ei näidatud. No ütleme siis niimoodi, et 50% vastusest oli Siim sul tegelikult õige. Sina panid kahjuks täiega mööda, sest et pildil on meile keegi muu kui Luka Doncic ja Modric. Lukad mõlemad. Mõlemad lukad on pildil, täpselt. Nii et meie jackpoti fondi lisandus praegu nagu või kusagilt 50 eurot. Seda teadsin ma ka ainult selle järgi, et kuna mu korterikaaslane on väga suur Kossu fänn, siis see päästis mind. Aga Modricit oleks võinud ka ise ära tunda muidugi. No vot, Modricit sai... Modricit sai tundnud, jah, õigus, jah. Õigus. Aga tegelikult on ju võimalus ennast proovile panna veel üks kord, sest et kohe käivitame järjekordselt ühe pildi ja täpselt sama ülesanne. Arvake ära, kes 2 kuulsat sportlast on pildil. See meenutab Dolph Lundgrenit, ka märuli staar 90ndate algusest. Olgugi, et Dolph oli natukene siuke priskem poiss, aga teate küll, maksutõus ja koroona ja muu stress ja muud asjad teevad ka Dolph Lundgrenist sellise sportliku näojoonega mehe. Niisiis, kes 2 kuulsat sportlast on teie arvates pildil tähendab? Olete valmis? Näidake mulle oma vastuse variandid. Mario näitab, et Poom Mart ja Tarmo Kink. Ja siin näidati Haaland. No ütleme nii, et Haalandist oli asi tegelikult. Võib-olla tõesti Tarmo Kink ja Mart Poom peakski oma vahel geenid nii-öelda siis ristama, sest et see oli õige vastus. Ja mine sa tea, võib-olla Haaland ongi nende sori laps. No piisavalt noor ta ju võiks olla. Kas nüüd paljastus tõde Haalandi kohta? Nii mõnedki märgid viitavad ju. 2 vanema generatsiooni jalgpallurit. Tekib küsimus, kes oli surrogaat ema? Jalgpall. Millisel peol ja millistel tingimustel. Aga teades meie jalgpallureid, siis tegelikult ega meie mehed ei ole nii keevavereliselt nagu Argentiina jalgpallistaarid ja nemad ikkagi peale edukat või siis ebaõnnestunud mängu lähevad ikkagi otse koju puhkama, mitte kuskile hotelli pidutsema koos sõpradega ja sealt siis pärast kriminaalkaristusi saama. Nii et Mario kasvatas enda kontot veel omakorda 50 euro jagu, ehk siis kokku on sul nüüd neid eurosid 175. Sul on 75 ja pangas on kui palju? 250. Kas mu matemaatik oli õige? No vot. Järgmine rahandusminister siin. Praegu nagu Martin Helme. Nii, aga vaatame nüüd siis meie tänase mängu viimase aktiivse vooru üle ära, sest et kohe-kohe noormehed omavahel selgitavad välja selle õnneliku, kellele siis kontole lisandub veel omakorda 250 eurot, ehk siis meie jackpoti raha.
Ja jätkubki tänane Unibet spordipaar nimeline saade ja oleme jõudnud viimase füüsilise vooru juurde ehk siis voor, milles on kuttidel võimalik veel kogu mängulaud nii-öelda täiesti tagurpidi ja pahupidi keerata, sest et 250 € jackpoti fondiraha praegu on veel välja andmata, aga nooleviskemängu võitja, kes siis viskab kõige parema skoori 3 viskega, saabki 250 € enda kontole juurde, et siis seda juba hiljem vastavalt oma äranägemisele targalt kasutada panustamises. Ja alustame siis tagaajaga, nii et Siim, 3 noolt on sinu, võtta ennast kokku. No viimane kord, kui ma jällegi ühes hoopis teises saates käisin, siis oli mul õnn või õnnetus olla vastamisi Pervaturi Janniga, kes tuli tegelikult oma noolekomplektiga kohale. ja tundub, et minu saatuseks on siis nii-öelda Vintv titaanide vastu astuda. Vaatame, kuidas siis läheb täna. Esimene vise, mees keskendub ja viskab kui palju, tervelt 4 punkti. Siit tuleb parandamine, siit tuleb 20, 24 punkti ja üks juurde, 25, väga ilus number. Sul on veerand 100 on olemas. Kas suudab Mario selle üle visata, selgub juba mõne hetke pärast, sest Mario pole ka vahepeal puhanud. Mario on vahepeal niimoodi teinud nagu Ott Tänak enne rallietapi või enne kiiruskatsele minekut. Mario teeb tavaliselt õhtuti niimoodi randet. No näed sa, 9 punkti, esimene vise parem kui Siimul. Teine vise sisuliselt sama nagu Siimul, 27 punkti on olemas ja tuleb kolmas vise 9 punkti otsa. 36 punkti, mis on 11 punkti rohkem kui Siimul, nii et Siim, sul jääb panustamiseks siis 75 €. Mario aga saab täna hullata ikka korralikult, põhimõtteliselt oleks ta paar õiget vastust veel juurde andnud, oleks ta juba saanud siit Vintv stuudiost üle tänava minna selle Bentley salongi. Vaatama. Piletiraha, sissepääsu raha oleks saanud siit. Nii et igal juhul siis 175 pluss 250, see on siis 425 ja 75. Kohe oleme tagasi panustamisvooru juures. Olemegi jõudnud nii kaugele, et härrad, kes on tänases saates olnud vägagi tublid vastajad, vägagi tublid nooleviskajad, on jõudnud nii kaugele, et täna korjatud või kogutud raha panevad nüüd siis vastavalt oma soovile, kas siis 1 mängu peale või 2 mängu peale. Igal juhul saavad panustada või ennustada spordi tulemusi. Esimene panustamisvoor on meil Euroopa Liiga ja mäng, millele panustada saab, on Feyenoord versus Rooma, mis muide toimub sisuliselt kohe-kohe. Saab alguse täpsemalt rääkides täna kell 19.45 ja kui me räägime siis tiimidest, siis eelmise aasta konverentsiliiga finalistid on mõlemad ja eelmise aasta kohtumise võitsid küll itaallased, aga hollandlased tegid sellest õppetunni ja viimase aasta jooksul mitte kordagi nad Hollandi seenekastet ei söönud ja tundub, et see mõjus neile hästi. Nad on praegu väga heas vormis ja väga tugev vastane. Täpsemalt rääkides siis on nad lausa favoriidid. Nende koefitsient on 2,43 ja Rooma koefitsient on 3,35. Kui aga mäng peaks normaalajal lõppema viigiga, siis selle panuse koefitsiendiks on 3,2. Nii et noored, tugevad, tahaks öelda targad mehed ja loomulikult ongi targad mehed. On aeg nüüd otsustada, kas panustate sellele mängule või panustate teisele mängule, kas panustate mõlemale ja kui suurtes ulatustes. Ja kuivõrd ikkagi Mariol on seda krabisevat ikka päris korralik ports, täpsemalt rääkides 425 €, siis me anname võimaluse otsustada esimesena Mariol. Ma panen siia mängu peale, ma panen 75 €, ma panen viigi peale. Mario paneb 75 € selle mängu viigi peale. Kas see toob talle edu või mitte, ei oska praegu veel öelda, aga vastus sellele küsimusele selgub juba, ma usun, sellise 2,5 tunni jooksul vast. Nii et saame teada, kas on Siimul siin veel võimalus Mariole vastu hakata või mine see tea, võib-olla Siim hoopis tahab panustada järgmise vooru mängule. Ei, ma alguses mõtlesin, et ma jätan esimese vahele, lähen lõpus täis panga peale, aga ma muutsin oma strateegiat täiesti, seega ma ikkagi panustan siia, ma paneks hollandlastele euro. Hollandlastele euro.
ja sellest eurost sa kavatsed no kasvatada 2,4, 24 euroga, ma ei tea, kas on veel seda saadet võidetud, aga proovida ju võib. You never know, my friend, you never know. Võib-olla see on tõepoolest see best deal of the day, aga me liigume nüüd ka teise panustamisvooru juurde, kus on siis mängus ei midagi muud kui korvpall. Täpsemalt rääkides siis NBA play-offid saavad alguse, Lääne konverentsi play-offid on jõudnud oma nii-öelda siis avaseeria juurde, mis tõenäoliselt saab olema väga-väga põnev, sest vastamisi on minemas Sacramento Kings ja Golden State Warriors ja Sacramento lõpetas käesoleva hooaja 3. kohaga. Sacramentos on muide ka legendaarse Arvidas Sabonise poeg Domantas mängimas ja tema on saanud ka hooaja MVP tiitli. Aga vastamisi on nendel samamoodi mitte papist poisid, ehk siis eelmise aasta meistrid, tüübid, kellel on ikka seda play-offi kogemust oi kui palju. Ja tegemist on siis tiimiga Golden State Warriors, kes lõpetas küll põhihooaja 6. kohal, aga nagu näha, siis ei tähenda see veel suurt midagi. Nii et mehed, on aeg teil otsustada. Mis te arvate? Kas Sacramento Kings, kes on ülimalt väikese koefitsiendi vahega hetkel peetava favoriidi nii-öelda siis nime väärt, sest et tema koefitsient on 1,9, tahaksin öelda 9,4. Vau, siin panustaks isegi. Või siis Golden State Warriors, kelle koefitsient on 1,94. Nii et 4 sajandikku koefitsienti punkti on ainult nende vahe. Tõotab tulla korralik andmine. Nii et kui olete otsustanud, siis andke mulle teada. Mida ütleb Mario? Sul on ju 350 eurot panustada, jah, täpselt. Punkte ei tea kunagi palju, et seal viskavad, tuleb mingi mitu lisaaega, mis on punkte on. Ma panen kogu täiega Sacramento peale. Nii, ja kogu 350 eurot läheb Sacramento Kingsi võidu peale Mariolt. Nii, ja juhul kui nad võidavad, siis see on päris arvestatav summa, mis sealt ikkagi üles korjatud saab. Aga mine sa tea, võib-olla Golden State Warriors hoopis ja mine sa tea, võib-olla siit saab 74 eurot tervist panustada Siim. Igal juhul Siim otsustab nüüd ise, kuhu. Ma tunnen nüüd, et eks ma veidike nagu nurka surutud olen oma kesise summaga ja seetõttu võib-olla ei olegi mõtet hakata kõige riskantsemalt siin kombineerima ja ennustama, vaid lihtsalt loota, et nii-öelda kogenumad ja nagu siis ütlesid, eks ole, play-offist kogenumad, paneks siis kogu ülejäänud raha, mis on 74 eurot, paneks Golden State'ile ja loodaks, et mis ma muud teha on, ma pean ainult lootma, ega siin. No tegelikult ikkagi tuleb kaasa elada ka. Ja sellele mängule saab kaasa elada 16. aprillil kell 3:30 vara hommikul, nii et tasub olla ärkvel. Niisiis, panustamisvoor on meil selle taha jäänud, tänane mäng on sisuliselt lõppemas, aga enne veel üks väga tähtis toiming. Palun ulatage mulle see anum, mille sees on 5 potentsiaalse ennustajate finalisti nime. Ja Maarja, kas sinu nimi on ka siin sees? Ei ole. Siim võtab välja siit ühe inimese nime, kes pääseb meie finaali ja finaalis 8 finalisti seast selgitame välja õnneliku inimese, kes saab endale ja 9 sõbrale unustamatu peo Unibet spordi baaris. Ja see õnnelik on? Levka. Nii et palju õnne sulle, Levka. Teistele aga toredat neljapäeva õhtupooliku jätku. Vaadake siis jalgpalli või vaadake meie saadet järele või mida iganes tehke, et oleks ikka mõnus olla ja kohtumisel juba natukene vähem kui nädala aja pärast.